Jõudsin Kaubamaja parklasse ja tulin vaatama, siin on täna üks näitus, ma ei tea, kui kaua see kestnud on, aga tegu on siis silmaiiristega. Viskab pilgu peale. Korrus on vist vale. Tundub, et olen jõudnud 3. korrusele. Ja viskan pilgu peale, kus kohas täpsemalt see näitus on siis. Mind ootab ees Kati ja ma ei tea, kas ta on juba kohale jõudnud või mitte. Aga sellest saan ma kohe teada. Siin muidugi orienteeruda on päris keeruline. Mulle õrna aimu ka, kus kohas see olla võiks. Ma vist juba näen isegi. Kappasin mööda siit esimese lauluga. Aga tundub, et ma olen nüüd vist õige koha peal. Ja siin see näitus on, kui ma oleks liftist välja tulnud, oleks ma kohe selle üles leidnud. Ja mis siin siis kirjas on? Märkamatu maailma suurendatud ilu. Kati Rannamäes. 30. november 2025. Perepilt. Väga põnev, eks ole. Väga põnev. Oi, kes tuli? Keegi on näppinud seda. Mina näppinud ei ole Sina seda. ei ole. Ma võtan oma jope sellest ära. Siin on isegi soe. Ma tunnen, et nagu kodus siin ma olen siin nii palju käinud, et... Aga... Ma tulin mööda, ma tulin 3. algselt. 3. on ka pildid üleval. On, Ja. 2 korrusel on. Siin on mingi perepilt. Nagu. Siin on tegelikult minu oma perekond või osa sellest, ehk siis on minu onupoeg ja minu teine onupoeg ja siis nende ema. Ja kuna minu onu lahkus üsna varakult, siis on naise uus perepool on teisel pool. Aga kohe näha, et ema geenid on päris tugevalt esindatud ikka siin, et oranžid täpiks. Palju on need värvid üldse? Muutmata on selles mõttes. Mul on põhimõte see, et erinevalt päris paljustest nagu Iirise stuudiotest, just kui reisil käid, et siis vaata igal pool suurlinnades tehakse, lähed Berliinis, lähed Iiris ma nägin seda ma nägin esimest korda seda Egiptuses. Ja tänava peal tegid seda, aga ma ei tea, kui kvaliteetne see oli. See ongi see teema. Kassisilma. Seda kutsutakse kassisilmaks selle seisundi või nimi geneetiliselt efekti, siis nimi on koloboom, ehk siis Iiris ei kasva täielikult kokku, et tegelikult siin on pupilli äär on siin, et siit on sarvkest on siis seal taga nii-öelda. Et neid on 50-50, kas mõjutab silmanägemist või mitte, et kuidas kunagi, aga ilus on lihtsalt siuke põnev ja neid on erinevaid. Siin on selline lugu väiksest tüdrukust nimega Desiree, sellest ka tuli nimi siia. Ja väga paljud on kirjutanud, et kui nad seda lugu loevad, siis neil tuleb pisarad silma ja siuke õnnetu lugu, kus tüdruk oli kodus siis oma kassiga ja vennaga ja siis ema oli tööl ja siis juhtus selline olukord, tüdruk võttis kuidagi kassi niimoodi ka, kass tõmbas küünega silma lõhki ja ma mõtlen alati, et mul on otsas siin niibi. Pimedaks siis või? Ei, -6 on praegu, et on suudetud nii palju ära taasta, et see silm näeb, see silm täitsa näeb. See sama tüdruku silm, et on need siit küünega siit niipidi tõmmatud lõhkis asi. Aga huvitav on... Ma olen alati öelnud, et väikest last ei tohi panna kassiga kokku. See oli hästi õnnetu juhus, kus kõik sugulased ütlesid, et tavai, nüüd tuleb see kass ära anda ja maha lüüa ja ma ei tea mida kõike, aga perekond tüdruk läks ise veel koju pärast seda, kui EMO-st välja sai, et ütles, et ma ikkagi armastan sind, ei olnud sinu süü, et lihtsalt kass üritas kuidagi stabiliseerida oma olukorda. Aga võib-olla siit võib-olla isegi natuke kaugemalt vaadata sellepärast, et siin on väga hea näide sellest, kui ülejäänud maailm on nii, et umbes siit kuni siiamaani on kõik pruunid silmad, siis meil on vastupidi Eestis. Et meil on 10-15-20% on ainult pruune ja ülejäänud on värvilised, et me oleme maailmas väga haruldased. Miks ma olen otsustanud nüüd Eesti selle geneetika teemaga kaugemale maailma viia, et meil on ikka väga põnevad silmad ja muideks, kui sa mõnda rohelist silma näed siin, teda on terved, ei ole olemas üldse värvilisi silmi, kõik silmad on pruunid tegelikult. Kõik silmad on pruunid, sest ainuke pigment. Mis point sellest on?
Point on see, et see geneetiline kood, mis meis on, et see on haruldane omada sellist geneetika sihukest koodi, ehk siis põhimõtteliselt sama efekt nagu taevaga. Taevas ei ole tegelikult sinine, lumi ei ole tegelikult valge. Sõltub valguse peegeldamisest, täpselt sama silmadega. See silm on tegelikult pruun. See paistab meile mingi sinakas kollakas. Tegelikult ainuke pigment, mis meil on melaniin. Melaniin on pruun, 2 sorti melaniini on seal silmades, aga mul on ka talvel läheb täiesti valgusest sõltub see. Valgusest, mis nurgal vaata valgus langeb silmadele, aga sinises silmas on lihtsalt väga-väga oluliselt vähem melaniini, et kuskil siit kohast kuni siiamaani kõik inimesed ütlevad, neil on rohelised silmad. No. Need on kõik roheliste silmadega inimesed, need pastavadki sulle visuaalselt, kui sa vaatad kaugelt inimese otsast, tundubki, et tal on rohelised silmad. Aga kui sa lähed, võtad selle nii-öelda detailideks lahti, siis need paistavad sellised kirjud, et Eestis on väga-väga palju kirjusid silmi. Ja siin on nüüd kõik Eestis pildistatud. Need on kõik eestlased, puhtad, isegi kes ei räägi vene keelt, isegi mitte, et nagu täitsa eestlased ikkagi. Ma olen veel küsinud ka, et kas mis rahvusest nad ennast peavad, et siia on pandud ainult eestlased. Et see on ka üks põhjus, miks ma seda kõike teen. Siin on juhtumi, see on hea näide. Keegi on näppinud, inimesed näpivad siin. Aga ühesõnaga ei tasu kividega pilduda, sest see tüdruk ei saanud mitte isegi silma kiviga, vaid ta sai otsa ette. Tekkis verejook, siis jällegi ma epikriisi täpselt peast ei tea, ta on mul saatud, aga ühesõnaga tekkis verejook ja see surve tagajärjel, tal silm lõhkes peas. Ja ta nagu, ta üldse käis poisse piilumas kuskil Tamme staadionil istus ja oli veel viimane asi, mis ta jõudis öelda, ärge pilduge, et keegi võib pihta saada ja sai otsa ette kiviga. Siis ta oli selles mõttes peast ära kamminud, ta ei saanud isegi aru, midagi tee poolt tiiki jooksnud. Ta oli tiigist välja kisud, ta ei saanud üldse aru, mis toimub. Ja oli siis EMO-sse viidud ja arst, kes ta vastu võttis, oli esimest päeva jäetud üksinda nagu töötama sinna esmaabisse. Ja noor arst ja tüdruk, ainuke asi, mille peale tüdruk mõtles tol hetkel, et kuule, et keegi meiki asju on, et tahaks korra teha, ilus meesarst on, et suvase silm. See on sama asi nagu see esimene, et see kolopoom, et kolopoome võib erinevaid olla, et siia ma lihtsalt tegin väikse sükse installatsiooni juurde. Sul on see jutt ja lugu on siin taga nii hea, et ma üksi, kui ma oleks tulnud siia oma kaameraga filmima, siis ma ei olekski nagu osanud seda nagu niimoodi tabada. Ma ilmselt oleks lugenud neid, aga see, mis sa juurde rääkisid, nende silmade kohta seal see oli küll hämmastav, jah? Seal on tekstid, ma olengi need, ühesõnaga minu üks näitusosa ongi, siis need on nagu need sellised erilisemad tööd ja siis 3. korrusel on lihtsalt sellised ilusad tööd, mitte et lihtsalt ilusad, aga ilusad tööd, et eestlaste silmad on seetõttu ka väga atraktiivsed, et meil on geneetika selline, et ei ole nagu ainult sinised, nagu Põhjamaades on, et enamjaolt on sinine hall. Ja aga meil on tänu sellele, et meil on kõik need erinevad võimud üle käinud, siis on nagu näha kohe vahepeal klientidele nalja, et kuule, või ma natuke siin asju teinud. Aga see pilt on siia pandud sellepärast, et üleüldiselt maailmast, ma ei tea, ilmselt olete kuulnud, et inimestel mõnel on silmad niimoodi, et üks silm on sinine, teine näiteks pruun. Et seda kutsutakse heterokroomiaks ja see on maailma mõistes alla 1% maailmast omab seda. Eestis on see ületavalt tavaline jällegi ja see on ka, seda kutsutakse näiteks tsentraalseks heterokroomiaks. Kõik need on tsentraalne heterokroomi, ehk mingi osa silmast on konkreetselt teist värvi. Siis on olemas tsentraalset heterokroomiat, seda võib näha näiteks, ma võin siin pildi pealt kuskil näidata, et sul on keskelt silm on teist värvi, mul on nii kirjud silmad siin kõik, ma ei tea, kas või need, et nad on täitsa teist värvi ja äärest on sinised näiteks. Et see samamoodi all 1% maailmal on, aga Eestis on täiesti tavaline. Et nii kui ma üleskutse tegin, et otsin neid põnevaid huvitavaid silmi, siis kohe oli see, et kõik kirjutavad, mul on see. Ma mõtlesin jah, väga paljudele, mul on päris suur album neid. Ja kus leiavad sind? Praegu mul kodulehte veel tehakse, aga Instagramist ja Facebookis peamiselt. Facebookis Iris X on mul ja X-faktor on see, mis geneetikas paneb meile silmanägemise värvi kõik paika ja X-faktor on meis kõigis olemas, sest iiris on nagu sõrmejälg haruldane ja iirises on kordades rohkem üle paarisaja siukse, kui sõrmejäljes on 24 või midagi siukest ainulaadset indikaatorit, mille järgi tuvastada, siis iirises on üle 200 neid, et mille järgi paika panna, et kes see on selle iirise taga. Ja iiris on jah, selline põnev. Ajas muutub ka või? Ei. Sul võib pealmine kiht. Ma mõtlengi, et isegi kui ma jään vanaks, eks ole, et kas ta siis... Udusemaks võib minna, aga selle mitte iiris ise ei lähe. See, mis sul seal iirise pind ise seal silmas sees ei lähe küll, aga su pealmine silmakiht võib muutuda nagu, et see läbipaistev kiht nii-öelda. Kui vaadata niimoodi, siis nad on ikka tegelikult hästi ilusad kõik nad.
sa teed, see nüüd konkreetselt selle mingi selle... See on satiinlõuend, see on Tallinnas Minu Print ja Minu Printiga ma olen ise ka koostööd. Väga head töötajad, see Timo on lihtsalt uskumatu, kiirelt see valmis teeb. Aga sa teed, ütleme, muude asjade peale ka? Mina ise ei prindi, kus mul on koostöö. Kas sa saad teha ka seda, ütleme, kui inimene tahab teha laua peale, vaata sükene klaasist, sükene... Fotoakrüüli peale põhimõtteliselt, fotoakrüüle, et saab ikka. Mul on tehtud mingi perepilt, on tehtud nagu nii paks klaas ja siis umbes nii suur. Fotoakrüül on selle nimi ja saab, ta väga ilus koos, natuke 3D-efekt tekib sellele pildil minu jaoks, et ta siuke ruumilisus tekib väga ilus. Ja paistab ja pannakse, kus valgusena taha, et see silmaiirise valgus ise pannakse ainult silmaiirise koha peale, et helendab, siis ainult silmaiirise must taustib ikkagi nagu planeet näeb välja siis. Et ühesõnaga selline ja üleval siis 3. korrusel on sellised ilupildid. Ilupildid, me võime seal ka ära käia, kui tahad. Lähme muidugi, me viskame sinna ka pilgu peale. Käime seal ka ära. Ma ise ei oleks oskanud midagi rääkida. Tegelikult see ongi selline maailm, et millest enamus ei tea, et kõik on, kes on, ma käisin kuskil reisil, et siis ma nägin, aga kusjuures ma olen kogu aeg oma klientidele jaganud seda infot, et ma olen hästi avatud oma infoga, et kuidas ma midagi teen või miks ma midagi teen või miks ma midagi ei tee. Kuna kui sa tuled juba minu juurde pildistama, siis ma eeldan, et sa tahad oma originaal silmaiirist, mitte lihtsalt, et ma midagi seal töötlen sulle kokku, et peast ilus oleks, on ja. Et kui ma juba rõhun sellele ainulaadsusele, siis see peakski jääma ainulaadseks, on ja. Aga mulle tuli ka meil lõpuks nüüd pärast seda, kui ma aasta aega tegelenud olen sellega, et mingi edasi müüa, et kuule, võta meie see AI programm ja 30 sekundiga töötled oma pildid kõik ära, et ei pea üldse tööd tegema. Seal vaatasin siis, kuidas see töötab, saab demo versiooni, vaata, et näitab seal video all saadab sulle. Ja vaatan, saad pupilli väiksemaks, suuremaks teha, mida iganes. Põhimõtteliselt teed ise mingi käki kokku, et ma võin siis juba AI-ga iga kord teha mingi pildi ära. Siis üldse vaja inimesi. Ja ühesõnaga, siin on kõik siuksed ilupildid lihtsalt. See on nüüd siis Tartu Kaubomaja 3. korrus. Just. See on väga halb alguskurus. Kaua sul see näitus siin saab läbi, aga... Kus see edasi läheb? Ütleme, kui keegi, kes vaatab hetkel seda videot, et kus ta saab sind uuesti näha siis seda näitust? 1. veebruar, ühesõnaga tegelikult see laupäev ma tulen võtan maha need pildid juba, aga veebruaris, oktoobris saab Tartu Ülikooli kliinikumis minna, siis on nagu täiendus tehtud sellele, ehk siis ma olen neid igast haigus ja asju ka pildistan, et praegu on üleskutse igast kõik silmavähid ja asjad kõik tulevad pildistama ja igast erinevad traumad, aga siis inimesed jagavad mulle veel oma epikriisid kõik, et mis nende silmaga on tehtud, et sellest võiks saada siis ka õppematerjal tulevikus nii-öelda siis ülikoolis käivatele inimestele. Et see on üks, ma tahan nagu teaduse ja õppematerjalid ja kõik ühte panna, et ei oleks lihtsalt ilusad pildid, ongi ilusad ja siin need silmad, mis on nagu nii-öelda mingid trauma taga, isegi need võivad ilusad olla, et sa oskad vaadata nagu, see on üliäge silm, sellepärast ma käisin Tsirgulinnas Meribel, kui sa näed seda, siis Tsirgulinnas lastekaitsepäeval pildist, siis ütles, et mul on mingi igav pruun silm. Istus on mul lauada, mis kuidagi igav silm. Kas on võimalik kuidagi vahet teha ka sina, kes sa oled juba sellega kokku puutunud, ma mõtlen seda, et meeste ja naiste silmad on näiteks. Ei, absoluutselt, ei ole. Seda ei ole mitte mingi nipiga. Mis sa arvad, kas on mees või naine? Ma arvan, et see on mees. See on naisterahvas Monika. Need on paarike. Okei. Et siin on jah, et see on näiteks jällegi üks looga siuke Demi, kes võitis mul isadepäeva loosi ja tema ei olnud oma isaga 15 aastat sõnagi rääkinud, olid tülitsenud, kohut käinud oma vahel ja nüüd otsustasid, et annavad üksteisele andeks ja just see aasta, kui mina, siis eelmine 2025 aasta otsustasin, et ma teen isadepäeva loosi, ta võitis, ma ei teadnud mitte midagi sellest, mis nende taust on ja Demi saatis mulle selle peale häälsõnum, et uskumatu, et see kõik nagu, lihtsalt kõik asjad jooksevad iseenesest kokku ja ma pole isaga 15 aastat rääkinud ja see on esimene asi, mis üldse kunagi koos on teinud. Tulid silmaiirist pildistama, et lihtsalt ja nüüd see tulid nagu mingi parimad sõbrad sinna, mingi jumala nunnu hetk on ja said, et isa on siin ja isa lavastasin veel hall kae ka veel peale kauba, ma olen poole kogu aeg silmaarst ka juba, et saadan, mine kontrolli igaks juhuks ja Demi on siin üleval, et Demi nagu on nagu, jah, otsustasid lihtsalt, et saavad ülevad, see on ühtepidi võtta selline väga eluterve mõtteviis, et eeskujuks teistele, et jah, meil kõigil on elus mingid probleemid, lapsepõlve, traumad, andesta iseenda pärast, iseendale võtaks sest teine inimene aru ei saa, et sina kannatad, nii et siin on väga palju lugusid. Ma arvan, et ma lõpetan oma tänase vlogi siin hetkel ära ja
lähme teeme tööd nüüd. Kui sa ei ole tulnud vaatama sellist asja, siis Ülikooli kliinikumi. Ja see, mille pärast me nüüd üldse siin tööd hakkame ühiselt tegema, siis selle töö eesmärk on see, et ERMis loodetavasti, hoidki mulle pöialt, 2028 aasta võiks olla virtuaalreaalsuse näituse esmaesitlus. Ja kõik see läheb virtuaalreaalsusse, sellest tuleb Eesti mütoloogiat, ajalugu, kõike loodust põimiv siuke mäng. Ma panen video alla sinu need kontaktid ka, nii et saad siis video alt võtta ühendust Katiga. Just. Tšau. Tšau.